Eesti kogemus, good opportunity. siis on meil hea võimalus Very interesting and kuulata väga huvitavaid ja meie jaoks väga olulisi projekte. Speaker is Kadri Kallast. Kõneleja on Kadri Kallast. Üllar Alev. And ja Üllar Alev, Kadri Kallast on projekti juht Live Heritage Home uurimisprogramm. See on Eesti Kultuuriministeeriumi projekt, tal on kogemusi arhitektuurse ehitiste haldaja suhtes ja ta on ka Eesti Kunstiakadeemias tegeledes kultuuriliste pärandväärtustega ja siis rääkides muudatustega seoses kliimamuudatustega. Üllar Alev on insener, väga palju lubav doktor inseneriteadustes, aga ei tööta tema mitte ehitusvaldkonnas, vaid liitus meiega, muinsuskaitse inimestega. Me oleme selle üle väga õnnelikud. Siin me kuuleme ka siis tehnilisi aspekte, mida tema Üllar väga hästi teab. Nii et sõna on teil. Aitäh. Good afternoon, everyone. Tere pärast lõunat kõigile. Tahaksin alustada sellega, et ma väljendan oma tänu ICOMOS-ele ja teistele, et taolised üritused Tallinnas toimivad, kus me arutame mitte seda, et kui, mitte et kas, vaid kuidas saab kultuuripärandit ühtlustada kliimaeesmärkidega. On võimalik leida tasakaal, on võimalik tuua kokku kliimaeesmärgid ja kultuuripärandi säilitamise eesmärgid. See on ka omaette teadusuuringu projekt, mida finantseeris Euroopa Liit ja Live Heritage Home on see projekt ja sellest see presentatsioon ka räägib. Nagu me kõik teame, siis kultuuripärand ei ole enam ainult kultuuripoliitika teema, see on laienenud. See on praegu hästi oluline teema jätkusuutlikkuse raamistikust, keskkonnast, kliimapoliitikatest. See tähendab, et me räägime ka erinevast diskursusest, teistsuguse sõnavaraga ajaloolistest hoonetest. Me tahame teada ja rääkida, mis puudutab ajaloolisi hooneid, muinsuskaitsealaseid hooneid, kuidas nad funktsioneerivad, me tahame rääkida kilovatt-tundidest, süsinikuheitmetest, elutsüklitest. Ja see on väga hea võimalus demonstreerida ajalooliste hoonete keskkonnasõbralikke aspekte. Nad on kestlikud, nad peavad vastu, nad elavad väga kaua või nad püsivad kaua, aga tihti me oleme kõrvale jätnud mõned teised väärtused, mis ei ole nii kergesti kvantifitseeritavad, nagu näiteks autentsus, kunstiline väärtus, unikaalsus, käsitööoskused, atmosfäär, kohalik identiteet. Ja see on tõeliselt oluline, et kui me taolisi otsuseid teeme selle kohta, kuidas energia renoveerimist teha ajalooliste hoonete puhul, siis me ei põhjenda oma otsuseid vaid sellega, mida me teame täna, millised on energiahinnad täna, millised tehnoloogiad on meil täna olemas, millised on meie praegused mugavusnormid sisekliima suhtes. Kõik need asjad võivad muutuda ja kui te vaatate ajalooliste hoonete eluiga, siis oodates 5 aastat, kuni tulevad uued tehnoloogiad või rohelisem energia või odavam energia, see on nende seisukohast lühike aeg. Aga me peame silmas pidama seda, kes need hoonetes elavad, nende jaoks 5 aastat. Ilma igasuguse kindluseta, et mingi positiivne muutus tuleb, on väga pikk aeg ja tihti on see aeg liiga pikk. Eestis, meie kliimas, meie energiaturu juures. Inimesed, kes elavad sellistes hoonetes, mille energiatõhusus on madal, siis nad 8 kuud aastas nad peavad otsustama, kas neil on sisetemperatuur liiga madal või elektriarve liiga suur. Tihti nad saavad 2 halba valikut. Ja seetõttu otsustasid Eesti Kultuuriministeerium ja Muinsuskaitseamet otsustavalt asunud energiaefektiivsuse teemaga tegelema hakata. Arvestades ka seda konteksti, mis puudutab neid ajaloolisi hooneid, mis on muinsuskaitse all. What I think it's really important to highlight that in our approach
mida on oluline meie lähenemises rõhutada, on see, et meie arvates ei ole nii, et Perfect retrofitting solutions is enough. leides perfektse renoveerimislahenduse ja nüüd ongi kõik. Me peame mõtlema kogu ökosüsteemi peale, mis remonti või renoveerimisega kaasab. Muinsuskaitse, see väga suuresti koosneb elamuhoonetest. Paljudes nende piirkondades, ma ei räägi siin Tallinna vanalinnast, vaid väiksematest linnadest, maapiirkondades on väga palju hooneid, mida juba ei kasutata kuigi palju. Paljud nendest on hülgamisohus, kui mitte praegu, kui neid väga kiiresti ei renoveerita ja nende energiatõhusust väga olulisel määral ei parandata. Ehk meie projekt on tegelikult, me püüame võtta endale, püüame asja vaadata pärandmaja omaniku seisukohast. Küsimus ei ole leida, et leida õige lahendus hoone jaoks. Kuidas seista selle eest, et inimesed sellega ära teevad? Renovatsiooniprotsess on täiesti teine teema. On nii palju kohti, kus on võimalik teha midagi valesti või lihtsalt loobuda. Heritage Home Program, as said, is Heritage Home koduprogrammi finantseerib Euroopa Liit, konkreetsemalt siis puhta energiapöörde fond. See on 3-aastane projekt. Oleme nüüd jõudnud viimasesse aastasse. Kultuuriministeerium koordineerib seda projekti, meil on Kliimaministeerium, Eesti Muinsuskaitseamet, Tallinna Tehnoloogiaülikool, Eesti Kunstiakadeemia konservatsiooniosakond või konserveerimisosakond ja ICOMOS-i kohalik üksus samuti. Me räägime palju, arutame, vaidleme, aga paneme selle kuidagi struktuuri. Me anname oma panuse, mis puudutab hoonete energiatõhususe direktiivi rakendamist kohalikul tasandil. Millised on meie suunised selle suhtes, millised pärandhooned on need, kellega me tegeleme, millega me tegeleme, kuidas puudutab uus renoveerimisseadus seda, me puudutame kõiki omanikke, püüdame kaasata kõiki huvirühmi, et on võimekust anda vajalikku infot, toetust ja teenuseid. Meie pädevus peab olema suurem, kui asi puudutab pärandhoonete energiavarustuse teemat. Me oleme üsna suunatud digitaalsetele tulemustele. Seda tüüpi projektide kontekstis Euroopa Liidus, mis tegelevad renoveerimisteenusega. Oleme keskendunud peamiselt isiklikule nõustamisele. Nemad tegelevad isikliku nõustamisega, meie tegeleme digitaalse nõustamisega, sest see teenus muutub kättesaadavaks ükskõik kus te olete, isegi kui olete väikses linnas või kuskil kaugel maal. Me loome erinevaid platvorme, jagame erinevaid lahendusi, poliitilisi protseduure, parandame otsingumootorid, kuidas leida konkreetset lepingut või töötegijad konkreetses renoveerimise faasis või mingis piirkonnas Eestis ja millised on finantseerimisvõimalused. Usume, et koduomanikele võimu andmine on asi, mida me saame teha, kui kaasame neid. Teenuse disaini protsessi kaasates. Me teeme seda oma asjades väga tihti. Me usume, et neil on jõudu, kui nad on hästi informeeritud. Nad teevad otsuseid, mis puudutavad renoveerimise tulemust, selle kulu ja neil peab olema piisavalt palju head informatsiooni, et neid otsuseid hästi teha. Usume, et see töö, mis me teeme, inspireerib renoveerijaid ka peale seda, kui see projekt Eestis läbi saab ja nagu ikka Euroopa Liidu projektidega, oluline on seda korrata ka teistes Euroopa Liidu riikides. Räägime pärandiala ja muinsuskaitse inimestega energiast, energiaala inimestega muinsuskaitsest selleks, et nad üksteisest aru saaks. Ma ütleksin, et sellel projektil on 2 tüüpi tulemused. Üks on see, et nii-öelda silmapaistev osa, teenused, ressursid, mida koduomanikud ja teenusepakkujad
saavad kohe kasutusele võtta, sellega suhelda, interakteeruda, mida nad saavad kasutada. Ja siis on need, mida mina mõnetaksin nii-öelda tagatoa lahendused, asjad, mis tuleb ära teha selleks, et see teenus reaalselt töötaks. Nii, et kõik seadusandlik, rakendusmäärused, finantsskeemid ei takista kõige paremate lahenduste kasutusele võtmist õigete hoonete jaoks. Töövoog. Tagatuba koostab visioonidokumendi, selle nimi on Eesti pärandkodude harta ja selle rohepööre. Selle eesmärgiks on välja tuua põhilised punktid selles, kuidas panna kokku kliimaeesmärgid ja muinsuskaitse. Me teeme seda terve hulga huvirühmadega. Mina arvan, et palju olulisem kui see, mida öeldakse, kuidas jõuda sõnastuse suhtes kokkuleppele, on see, mida me teeme, et seda tegelikult ellu viia. Kuidas me teeme seda nii, et mitte ainult muinsuskaitse kogukonna inimesed, vaid kõik kaasatud osapooled saavad aru, et see on nende vastutus ka. Tuua need ideed nende töösse sisse. Ei ole kasu sellest, kui me anname selle harta, saadame selle kõigile e-mailiga, me peame kaasama neid inimesi. Me peame edastama info selle dokumendi kohta, pidama arutelusid, kuidas teie tunnete. Kuidas teie panustate selle ühise eesmärgi saavutamisse, see on see, mis me teeme. Püüame neid arutelusid edendada valitsuse tasandil, ministrite tasandil, aga ka kohalikul tasandil. Ehk osa minu presentatsioonist on see, kus ma kutsun kõiki eestikeelseid kuulajaid Valka esmaspäeval, kus me saame rääkida sellest, kuidas muinsuskaitse saaks olla ühine eesmärk ja ühine tegevus kohalikul tasandil. Aitäh, et minuga koos mõtlesite, siin on Üllar väga intrigeerivate punktidega. Hello from my side and thank you for Kadri for Aitäh, Kadri, selle brief overview about lühikese ülevaate eest sellest projektist tervikuna ning mina jätkan with only one vaid ühe projekti ülesandega ja see puudutab küsimusi ja arutelusid. This task is dealing with nimelt tegemist on energy renovation uue energia säästu lahendusega nendele hoonetele, mis hõlmab üldiselt siis tehnilisi kirjeldusi ja jooniseid soojustamise kohta, aga ka tehnilisi süsteeme, sealhulgas ventilatsioon ja küttesüsteemid. Let's see some of the Vaatame siis, mis need arutelupunktid on olnud. Algame kõigepealt fassaadidest, mis ju moodustavad suure osa hoonest ja mis on ka energiasäästu poolt olulised ja ka sealt kaob kõige rohkem soojust keskmise maja puhul ja see on ka pärandispetsialistide jaoks oluline, sellepärast et mälestised ja konserveeritavad hooned saavad just fassaadi kaudu oma näo või väärtuse. Üldiselt välisseinte soojustamist ei ole lubatud, eriti selliste hoonete puhul, millel on väga palju ilusaid kaunistusi ja mis tulevad muutumatult säilitada, kui see on võimalik, ja nende hoonete puhul ka, millel on näiteks kas pae või lubja või telliskivi fassaadid, mis ei ole üle krohvitud, sest et see on tehniliselt väga keeruline ja see fassaadi ilustused siis kaovad ära, kui sellised soojustustööd on tehtud. Aga on ka palju teisi hooneid, millel on lihtsad fassaadid, lihtsamad fassaadid. How ja me arutame ka seda, kui palju, kuidas
additional layer. ja kui paks lisakiht on võimalik soojustuseks panna nende lihtsamate fassaadidega majadele. Either covered with wooden boarding, Kas näiteks laudadega neid most katta või Soviet time kui näiteks me mõtleme nõukogude aegsetele monumentidele, kus fassaadid on punasest tellisest, mis on üsna viletsas seisundis ning me peame miskit nende osas ette võtma anyway. nii kui nii. And this is very hard discussion between Ja- technical specialists. ja arutelud tehnikaspetsialistide ja muinsuskaitsespetsialistide vahel on siin üpriski pingelised. To continue with this example, Ja jätkan sellesama näitega. imitating Mida material loetakse siis imiteerivaks materjaliks või lahenduseks ja mis ei ole selline lahendus? if we take Põhimõtteliselt, kui me võtame sellise punasest tellisest fassaadi, nagu see siin on näha, siis näete, et kivid on katki läinud ja need tuleb suures osas nii ehk naa vaja välja vahetada. solution would ning be esimene lahendus oleks siis not insulate the wall, mitte üldse soojustada seda seina, lihtsalt katkised kivid välja vahetada cope with it. ja leppida sellega. We can't improve the energy Me performance ei saa energia owner säästu siin paremaks muuta, isegi kui omanik seda tahab või energiatõhusust paremaks muuta. Teine variant on kasutada algseid telliskive ning ehitada teine kiht, lining above the additional panna vahele täiendav soojustus ja siis uus sein ehitada, aga siis on vaja ka uut vundamenti ja has to be uut alust ja siis see kiht on väga paks, mis pannakse algsele fassaadile peale. Aga me saaksime väga heas seisundis uue fassaadi nõnda luua. people who are not heritage specialists. Inimesed, kes ei ole muinsuskaitsespetsid, neile see kindlasti meeldiks. Third option Aga on ka kolmas variant. some producers Mõned tootjad cut these thick saavad need thin paksud to glue it on kivid õhukeseks lõigata, kleepida nende külge siis soojustusmaterjali ja kleepida selle vana fassaadi külge. Nii et seda on võimalik valida suvaliste telliskivide, on võimalik valida suvalised telliskivid, mis turul on ja see soojustuskiht, mida lisatakse, on palju õhem ja lahendus on palju õhem kui varasemate variantidega. On ka veel neljas variant. Nimelt see on õhukese kihina materjal, mis koosneb põhimõtteliselt liivast ja liimist koosneb ja näeb vägagi välja nagu need fassaaditellised, aga see on puhas kaasaegne imitatsioon. Ja kus leida tasakaal ja mida me saame ette võtta, see ei ole kerge küsimus. Mul vastust ei ole. And a couple of good examples. Toon siin paar head näidet. First one is Esimene on siis ülekrohvitud puithoone, üsna lihtne fassaad, see renoveeriti, õhuke mineraalvatti pandi vahele, siis pandi uus aluskiht ja uus lubjakrohv peale. Nii et tehniliselt see oli hea lahendus ning ma arvan, et tulemus all vasakul pildil on ka päris hea. Ja teine näide on ühe puumaja kohta, mis on kortermaja. Siin on uus enne oli juba puulaudis ja pärast samuti, aga renoveerimise ajal lisati ka soojustuskiht uute laudade alla. Ülemine pilt
ei erine alumisest või selles mõttes, et puud võeti siit maha ülemisel pildil nähtavad selleks, et see hoone välja paistaks. Erinevus on muidugi päris suur, aga kui te kujutlete või võrdlete neid fassaade, siis tegelikult väga palju ju midagi ei ole muutunud. And another example. Ja veel üks näide, mis võib juhtuda. The Tallinn apartment building See on kortermaja Tallinnas, or similar after its building mis oli, shown on the left see on vasakul, see on nii, nagu ta ehitati. 90s 90ndatel aastatel new appearance. sai ta uue väljanägemise, nagu te näete keskmisel pildil. I think we all can Me võime ju kõik olla ühte meelt selles, middle image et see keskmine pilt house sellest majast definite change on täielikult muutnud selle fassaadi ja meile see ei meeldi. and recently Ja hiljaaegu otsustasid omanikud, this was not et see polnud väga they would like to live in. kena maja, milles nad elada tahaksid ja renoveerisid seda veelgi või ütleme restaureerisid, taastasid endise väljanägemise. They were Ma ei tea, thinking about kui palju nad mõtlesid energiatõhususele või täiendavale soojustusele, aga kui me vaatame arhitektuurset tulemust, siis minu meelest on see päris hea ning ütleksin, et kui me tahame või tahtsime, siis nendes etappides oleks olnud võimalik ka lisada soojustust. Sellepärast, et kogu see välisfassaad vahetati välja ja kas kaasaegset soojustus lahendused ja algne väljanägemine võiksid koos eksisteerida ja see siin näitab, et võivad. Ja võime arutada ka selle üle, et kui palju fassaadi detaile ja ilustusi tuleb või võib olla võimalik säilitada nende suurte ettevõtmiste käigus. Two different examples. Siin on kaks erinevat näidet. Kui me situation or condition of the house, kui me vaatame maja praegust seisu vasakul poolel, siis see vasakul pool olev hoone on väiksem, ta on heas seisus, kuigi katus pole õige, see vahetatakse välja, aga arutelu puudutas fassaadi. Laudis on väga heas seisundis ja midagi siin ei olegi tarvis välja vahetada, ainult need lauad värviti üle, aga omanik tahab energiatõhusamat hoonet, nii et siis esmalt nad tahtsid kõik uuesti fassaadilt maha võtta ja lisada siis soojustuse ja siis uuesti kõik tagasi panna. See oli raske arutelu. Ja teine näide on Võrust. See on kortermaja tagumine pool. Ta on suurem hoone, teda enam ei kasutata, ta on tühi, sest ta on tõesti halvas seisus, isegi varisemisohtlik. Siin ei tohi keegi elada ja sellepärast ainuke variant on teha täielik renoveerimine, nagu ka eelmise näite puhul oli näha. Ja arvesse tuleb võtta praegust seisundit ning ka peame plaanima oma töid vastavalt sellele, missugune see seisund praegu on. Sel vasakul pool asuva maja puhul me saame peaaegu iga detaili alles hoida, mis fassaadi peal on näha, aga sellel parempoolsel pildil võib-olla õnnestub säilitada võib-olla mõni näidis detail, sest
details in good condition. siis siin on And when detaile preparing these, heas seisundis technical vähe. drawings, Kui me we vaatame have to think neid about, jooniseid, to who we siis are peame mõtlema, kas making seda, kelle jaoks me need koostame. homeowner Koduomaniku või majaomaniku jaoks drawings piisab, paremad on need keskmised joonised, siin on vähem detaile, siin on arusaadavad põhimõtted, vähem, õieti pole mingeid numbreid, aga spetsialistid vajavad palju rohkemat teavet ja nende jaoks me valmistamegi need detailsed joonised, mis on näha siin paremal poolel, kus kirjeldatakse iga kihti detailselt ja iga osa detailselt. Description in text form. Ja siin on nii sõnaline kirjeldus ja põhjendused iga kihi jaoks ja igasugused märkused veel. Ja sealhulgas on ka tabelid, kus on andmed siis soojusläbivuse kohta. Ja näete siin siis nende lisasoojustuse paksusest. Originaal oli 0 millimeetrit ja lõpuks kui lisatakse 250 millimeetrit, mis on päris paks. Lõpuks veebilehel, meie muinsuskaitse veebilehel on need joonised, mida te näete vasakul pool. Siin on näidatud umbes 10 sentimeetri paksune soojustuse kiht, mis on päris palju. Kui me mõtleme muinsuskaitsespetsialistidele, nende arvamusele, siis nemad lubavad enamasti 5 sentimeetrit lisasoojustust, aga paremal poolsel joonistusel on isegi ju 20 sentimeetrit. Mitte maksimaalne, aga peaaegu maksimaalne kiht. Ja see on optimaalne, kui me mõtleme energiatõhususele selle maja puhul. Ja et soojuskadu läbi seinte vähendada. Ja küsimus siin nende jooniste puhul on see, et missugune paksus tuleb, missugust paksust näidata omanikule ja spetsialistile, kas õhemat või paksemat, kuigi tabelis on iga variant välja toodud, iga võimalik variant välja toodud. Nii et see taandub asi kommunikatsioonile, mitte tehnilisele lahendusele. Ja muinsuskaitsjad tahavad õhemat kihti ja energia- ja tehnikaspetsialistid pigem paksemat. Ja muinsuskaitsjatel on samuti õigus, sest nemad ei taha, et tekiksid niisugused pretsedendid, kus kasutatakse pakse soojustuskihte, mis ei ole sobivad, et neil on selline konservatiivne lähenemisviis ja muinsuskaitsjad on näinud väga palju viletsa kvaliteediga tehtud töid, kus probleemiks ei ole mitte lahendus ise, vaid vilets töö ja lahenduse detailid. Ja seda näitavad meile varasemad kogemused. Lühidalt veel ka päikesepaneelidest. Nagu me enne kuulsime, siis mõnedes riikides on nad lubatud peaaegu kõikidele hoonetel. Võin öelda, et Eestis on see põhimõtteliselt samasugune. Me ei ütle seda küll kõvasti välja, aga nii see on. Päikesepaneelide paigaldamine on lubatud, kui seda ei ole võimalik näha tänavatasandilt, silmakõrguselt või nad jäävad parapeti taha. Mul on 3 näidet siin vasakul küljel. On maja, millel on paneelid õue poole peal ja seda kindlasti ei ole näha tänavalt, nagu te väga hästi näete pildi pealt. Teine pilt on hoovihoone, see on garaaž tõenäoliselt või mingi selline hoone.
we can see end of this. ja me näeme nende paneelide või vabandust, selle maja otsa I have shown with the arrow the ja olen noolega ka näidanud, panels, but from kus the paneelid on. street, if you Kuid don't tänava know, poole pealt, kui te ei tea, mida vaadata, don't look kui te ei very, ülihoolikalt ei vaata, yeah, then you can't see them clearly. siis neid tegelikult selgelt ei näe. On the right there is a Paremal pool bad example which on is, halb näide. Usually not acceptable, See tavaliselt ei ole aktsepteeritav. not in heritage conservation area. See ei olnud miljööväärtuslikus piirkonnas see maja, kuid paneelid paigaldati, aga hiljem, It now is on the conservation nüüd ta area. on igatahes miljööväärtuslikus piirkonnas, nii et tegemist on siis miljööväärtusliku hoonega. Aknad, Many windows are replaced. vahetatakse väga palju aknaid ja küsimus on Owners, omanike jaoks specialists is ja what's spetsialistide copy? jaoks, How to define a copy? kuidas sa koopiat defineerid? We generally accept that Üldiselt aktsepteerime seda, et topeltklaasid sisemises raamis nende väärtuslike akende puhul on aktsepteeritav enhance the thermal insulation of the ja window. kindlasti parandab see akende soojuspidavust, kuid peamine probleem Not in the glazing, ei ole mitte akendes, vaid mitte klaasipaketis, vaid teistes detailides. Raam, material, akna jaotus, materjal, erinev vorm as you can see, ja teised asjad, nagu te näete nendel kahe näite puhul. two windows from same Raami laiused, kaks akent sama maja puhul vasakul, kaks akent ühelt samalt majalt paremal pool. Nagu te näete seda erinevust. are double frame wooden Uued windows with vanad on vanad kahekordse raamiga topeltaknad, left. This yellow house has vasakul, new single frame wooden windows. When we require kollasel majal on ühe raamiga puitraam, väga hea, lihtne küll, kas see on koopia või peaksime seda aktsepteerima. vasakul pool replaced with vana aken on asendatud uue PVC aknaga, midagi reeglina ei lubatud, aga ma arvan, et this copy see koopia, see uuendus is even better. on võib-olla isegi parem võrreldes selle vasakpoolsega, Material kuigi is wrong. ja materjal on vale ja lubamatu. So there are Niisiis. aspects to discuss. Nii et siin on teatud aspekte, mida tasub arutada ning kokkuvõttes lõpuks Till now almost. Maybe peaaegu 5 years praeguse ago. ajani, mingisugune kuni 5 aastat tagasi, Heritage Board was dealing with Muinsuskaitseamet tegeles peamiselt keelamistaktikaga. probably isn't the best See tactic, tõenäoliselt ei ole kõige parem taktika, very effective. ta ei ole väga tõhus, Owners still do sest omanikud teevad ikka, mis nad tahavad. quickly Nad teevad seda kiiresti anything. ja nad ei küsi mitte midagi. This window example is quite good. Akna näide on väga hea, Windows can be replaced with like 1 to 2 days and no one aknad võib välja vahetada 1-2 päevaga ja tol hetkel ei pruugi keegi seda märgata. Mingisuguseid lube või dokumente asked from authorities. võimud ei küsi, So I think that nii et ma arvan, instead of punishment method selle asemel, et karistada, idea, mis on samuti üks mõte, siis should be used and tuleks pigem kasutada sellist suunamise strateegiat, seda on hakatud kasutama more effective ja ma arvan, et see on tõhusam, because we are dealing with the problem and we sest me don't tegeleme probleemiga before something happens. ja töötame koos omanikuga enne, kui midagi toimuma hakkab. Teine asi. Teiseks, kaasata kõiki asjaomaseid osapooli, omanikud, spetsialistid, neil on vaja erineva taseme informatsiooni, erinevat informatsiooni. Omanikel on vaja lihtsaid selgitusi, spetsialistid vajavad maksimaalselt palju informatsiooni, mida nad vähegi saada võiksid. One idea about proportions. Üks proportsioonide idee. Tavaliselt pärandispetsialistid nõuavad seda, et tuleb säilitada kõik proportsioonid. For example, two-story apartment building as they are. Aga kui me võtame kahekordse korterelamu, nii nagu Tallinnas need väga tavalised on,
when we insulate throughout all the building, kui me isoleerime või soojustame kogu hoone ära, siis see võib kasvada 25 sentimeetrit kõrgusse ja umbes 50 sentimeetrit pikkusse additional insulation peale seda, kui täiendav soojustus pandud. See kasvab mingisugune 2,5% maja kogupikkusest. Ja kui me mõtleme seda, et kõike suurendatakse, siis ma küsin, have to increase the windows and doors also. kas me peame siis suurendama ka uksi ja aknaid 2,5% võrra, paari sentimeetri võrra, 2,5% võrra, paar sentimeetrit kõrgust ja laiust. Window or Kas akende või uste väljavahetamine on seda väärt või insignificant me võime seda pidada ebaoluliseks without ja mitte measurement. märgatavaks, kui me nüüd väga täpseid mõõtmisi ei tee. See on asi, mida tasuks küll arutada. Heritage specialists agree that Muinsuskaitsespetsialistid on nõus, et ventilatsioon on oluline we need to bring ja meil on vaja the room through the new hoonetesse tuua värsket õhku uute torude kaudu, shortcoming is kuid homeowners who are satisfied with current takistuseks situation, on koduomanikud, kes natural praeguse olukorraga rahul, nad on rahul naturaalse tuulutusega, aeg-ajalt akende lahti tegemisega ja nad ei saa aru vajadusest, improvement, et asju parandada don't want to ja nad ei taha ka additional costs tekitada täiendavaid kulutusi these modern kaasaegsete ventilatsioonisüsteemide paigaldamisega, kus on soojusvahetid ja kõik. climate Kuigi needs to be sisekliima peab olema at least the same level or vähemalt improved samal according tasemel to the law. või vähemalt samal tasemel või parem vastavalt seadusele. Engineers are also seeking for suitable locations for Arhitektid ja insenerid otsivad ka sobilikke kohti, kuhu neid torusid ja ventilatsioonisõrestikke paigutada. Need lahendused on võimalikud extra problematic. ja nad ei ole midagi eriliselt problemaatilist. Change it now. Fassaadi värv, kui me seda aeg-ajalt värvime ja seda aeg-ajalt muudame, seda on ajaloo käigus korduvalt muudetud. Large problem and See ei ole viimane probleem ja me heritage community. aktsepteerime seda muinsuskaitse kogukonnas. When we want to replace the Aga underlying kui me material with tahame selle alusmaterjali mingisuguse koopiaga asendada, condition or võib-olla puitlaudis on halvas olukorras, with wrong profile võib-olla vale profiiliga, during Soviet time, asendati teda nõukogude ajal, hard. aga asendamist otsustada on väga keeruline. Don't want to allow it. Me ei taha seda lubada. Similar is with Samamoodi on ka tegelikult krohviga. replacing the underlying material Kas alusmaterjali asendamine, heritage building. kuidas see puudutab, kas see lõhub ja rikub muinsuskaitsealuseid hooneid, kas see ei ole enam autentne Problem. või milles see probleem on? We, for example, fast go back to Kui me liigume kiiresti tagasi selle näite juurde. and the last question. How Ja viimane küsimus. in culturally valuable Kas me buildings oleme jõudnud kultuuriliselt väärtuslike hoonetega tupikusse, kus enam ei olegi innovatsiooni jaoks mingit ruumi? I don't want to say that Ma ei taha seda öelda, we are in the dead end. et me oleme tupikusse jõudnud. Going forward. Me liigume ikka edasi, aga võib-olla mingite asjade peale tasuks mõelda. Aitäh! Thank you, Üllar and Kadri. Aitäh, Üllar ja Kadri! I personally have several questions. Minul on isiklikult mitu küsimust, aga selle jaoks ei ole aega. Aga Üllar, tahan sinult küsida ikkagi ühte asja. Me kuulsime enne teistelt kõnelejatelt võimalustest, võimaluste avastamisest, sellest teada saamisest. Kas te kasutate ka süsinikdioksiidi neutraalseid materjale, nagu näiteks looduslikke materjale? Kas teie projektides on ka taoline võimalus sisse kirjutatud, mitte ainult teha seinad paksemaks, vaid ka kasutada materjale, mis toodavad vähem süsinikdioksiidi? I am open to every material Mina olen isiklikult avatud iga materjali suhtes, sõltumata sellest, footprint. milline on nende süsiniku jalajälg. Work in the
kui nad töötavad selles konkreetses kohas, siis on hästi. And Kadri, one question. Ja Kadri, üks küsimus sulle. Kui keeruline on see sinu roll, et insenerid saaksid aru, et autentne hoone, et autentsus on oluline, eriti ehitismälestiste puhul? Ma arvan, et veel keerulisem kui autentsusest aru saama panna, on jõuda ühisele arusaamisele, mis asi on autentsus. Kõik, kes on töötanud interdistsiplinaarsetes meeskondades, näevad, et me kasutame samu sõnu, millel on erinevad tähendused. Nii et see on hästi huvitav protsess olla saalis koos pärandi ekspertidega ja saada aru, et nemad kasutavad pärandi all sõna ja mõistavad siin all midagi täiesti teist. Minu jaoks on see hästi huvitav väljakutse. Kuulsime varem, et pärandispetsialistid selgitavad inseneridele, mis asi on autentsus. Aga siin on see asi natukene teistmoodi selles projektis. Jah, selles mõttes ka, et meile on insenerid, kes esitavad küsimusi, aga kui te toetate seda lahendust, kus teil on ainult väga õhuke või paks paber, siis seegi ei ole enam autentne lahendus. Miks see on siis eelistatum? Selle asemel, et kasutada teisi isolatsiooni soojustusmehhanisme, mis on efektiivsem. Ehk te siis olete kuulnud argumente mõlema poole peale. Ja nüüd auditooriumi küsimused. Ave. Ave, palun. Always welcome to ask. Alati olete teretulnud küsima, kas te arvestate ka süsiniku jalajälge, arvutate selle välja renoveerimisel? Jah, me peame seda tegema, aga ma ei tea, kas have the number on the paper. Aga ma ei tea, kas meil lõpuks on see arv paberile ka saanud, sellepärast, et see arvutusprotsess areneb alles välja, arendatakse välja. Ja see ei ole meie projektis koobis, aga me leiame, et see on väga oluline, aga see ei ole meil projektis koobis olnud. Loodetavasti on see meil järgmises projektis olemas.